Selle õpetusega käiks läbi põhilise Gmaili puutuva, nagu aru saada leiab Gmaili aadressilt gmail.com ja kasutajaks registreerida saab siit. Juhin tähelepanu, et siin all on olemas veel eraldi link Gmail for Organizations. Ma demonstreerin pärast lühidalt ka seda, kuidas on võimalik kogu oma ettevõtte või asutuse post viia üle Gmaili peale. Aga teeme praegust ühe tavakasutaja konto. Mina olen Peeter Marvet ja teeme Marvetaariumi näiteks. On konto nimi. Sobib küll, võtame parooli. Ma panen hetkel natukese liiga lihtsa parooli, et mul oleks neid teste siin hea teha. Üldiselt tasuks võtta lahti parooli tugevuse õpetus ja valida mõni tugevam parool. Jätame meelde siin arvutis veebi ajalugu. Ma ausalt öeldes hetkel ei soovi. Ma tahaksin, et meie otsitulemused oleksid tüüpilised. Turva küsimus, võtame mingisuguse suvalise, ma ei saa teile neile mõistagi näidata, aga paneme selle siis hetkel siia. Ja igaks juhuks teine e-post ka, et oleks võimalik saada parooli meenutusi kui vaja. Eesti ja salajame see kaptša ka. Nii. Nüüd peaks meil konto olemas olema sellega. Väga tore. Gmailis on meil nüüd hea asi see, et lisaks meilile on meil nüüd loodud Google'i konto, kus meil on võimalik siis vajadusel hankida endale ka teisi teenuseid. Ehk kui me võtame siit sellise koha, nagu seda on settings, siis võiks võtta siia ka eesti keele vahest, siis on nagu veidikene sõbralikum see pilt. Nii, ja seadistuste alt leiab ka eraldi sellise valikusseaded, võtame siit nagu kontod. Siin on võimalik teha sellist muudatust, et saatmise meiliks kehtestada näiteks oma nii-öelda firma meil, ehk ka Gmailis saates tuleksid kirjad just nagu teie firma konto pealt. Ja siit on võimalik vaadata, leida üks asi veel, Google'i kontode seaded, kus on võimalik siis endale lisaks Gmailile seadistada ka kõiki muid teenuseid, mida teil võiks vähegi vaja minna. Ma tõin teid aga praegu siia sellepärast, et kuna sageli mis tahes teenuse tekitamisega seoses tekib küsimus, kuidas seda kustutada, siis siit kontodest redigeeri alt leiab võimaluse kustutada Gmaili teenus ja sulgeda siis Google'i sisselogimise konto, mis on vajalik teiste teenuste jaoks. Alati on hea teada, kuidas ka millestki lahti saab. Nüüd Gmailist kirja saatmine nähtavasti ei ole kellegile probleemiks. See on üsnagi lihtne ära õppida, aga ma näitaksin siia ühe sellise lisateenuse küll juurde, nagu seda on edastamine ja pop. Edastamine on siis see, et mul on võimalik öelda, et Marvetaarium gmail.com peale tulevad kirjad saadetakse edasi, näiteks petset.net peale ja mul on võimalik lubada pop ligipääs, ehk siis see, et mul arvutis olev Outlook või Thunderbird postiklient saab samuti tõmmata alla Gmailist e-posti. Ja mis siis juhtub, kas seejuures jäetakse post Gmaili alles või mitte. Siit leiab kõikide levinud programmide jaoks ka häälestamisjuhendid. Enamus sellest on lihtne ja ma käin selle
ekraani peal kohe ka läbi, aga see on kasulik lahti võtta sellepärast, et siin on kirjas mõned serveri pordid, mis on vajalikud turvaliseks ühenduseks ja need on hea siit järgi vaadata. Ehk siis mul on võimalik lisada konto, lisame siia add account'i, see oli siis hetkel demonstratsiooniks Firefoxis, lisame e-posti konto, add account, Peeter Marvet ja see oli Marvetarium, gmail.com. Nii, incoming server on pop, vaatame siin, kontrollime jah, pop.gmail.com ja väljaminev server on smtp gmail.com. Liigume edasi. Kasutaja nimi on tõesti marvetarium@gmail.com, peaks vist olema taha ka kirjutatud. Nii, konto nimi, okei, olgu siis see ja finish. Ja nüüd on vaja teha kaks muudatust. Serveri seadistustest tuleb siis selleks popi kontoks panna 995 ja turvaline ühendus ehk 995 ja SSL ja väljuva serveri puhul peaks olema selleks pordiks vastavalt siit altpoolt leiab üles sellise, nagu seda on 587 ja TLS turvalisus. 587 ja TLS turvalisus. Okei, jah, okei. Nüüd peaks mul post põhimõtteliselt toimima, nii et küsitakse mult parooli. Jätame selle meelde. Aha, kas ma siis tõesti ei jõudnud seda siin vajutada. Tõesti lubab pop kõikide kirjade jaoks ja salvesta muudatused. Nii. Ja proovime nüüd uuesti. Aha, nii. Tuligi esimene kiri Gmailist kohale. Proovime saata ka ühe kirja, saadame ühe uue kirja. Saaja aadressiks on samuti siis marvetarium@gmail.com, see on testkiri. Midagi sellist. Ja ütleme parooli veel kord, tulevikus seda rohkem nüüd ei küsita. Nii, post on saadetud ja ma arvan, et hetke pärast peaks post meile ka siia nüüd tagasi jõudma ringiga, kuna ta juba Google'isse läks, siis ta peaks kohe ka mõne hetke pärast meil endale tagasi tulema. Kuniks see post liigub läbi postiserveri, ma demonstreerin teile ka veel ühte asja. Nimelt, nagu ma näitasin, on võimalik sealt samalt Gmaili esilehe altservast leida selline asi, nagu seda on siis Google Mail teie domeeni jaoks. Minul on siis olemas petset Tehnokrat.net, kogu Tehnokrati post tuleb siia ja see tähendab sisuliselt seda, et mul ongi lehekülg, kui ma löön sisse siia endal mail.tehnokrat.net, siis ma sattun juba minu jaoks kujundatud lehele. Mul on võimalik kasutajana Pets siia sisse logida ja see näeb välja täpselt nagu tavaline Gmaili teenus. Mul siin postkastis tõesti kirju ei ole, sest et see edastatakse mul praegust peeter.marvet@gmaili peale. Aga erinevuseks tavalisest postist on see, et mul on võimalik siit teha veel ka hald seda domeeni
ehk siis muuta kõiki teenukroti postiga seotud seadistusi. Siin ma saan teha juurde uusi kasutajaid. Näen, palju on neid kasutajaid reaalselt, kes on aktiivsed, muuta ära nii-öelda need algusleheküljed, hoolitseda selle eest, et kalender ja e-post oleksid siis juba ka minu domeeni nimede peal ja kõike sellist teha. Nii et see on nüüd standard edition ehk tasuta versioon, tasuline versioon on $50 töökoha kohta ja sellega kaasneb juba siis ka nii-öelda 99,9% töötamise garantii, et see teenus on püsti.